Tere, kes siia tuli või sattus juhuslikult. Ma tahan siin jagada ühte mälestust käesoleva 23. aasta augusti algusest. 3. ja 4. augustil olin ma Viljandimaal Suure-Jaani vallas Tääksil, kus peeti järjekordseid süvapäevi. Pärismaalaseks söömine oli seekord teemaks. Asjatundjad seal seletasid ja näitasid, mis söömise jaoks saab kõik teha metsas ja põllul ja köögis. Aga mina ei olnud eriti söömise lainel, minu huvi oli muu. Inimeste loomuliku ja tehnoloogilise suhtlusviisi vahekorrast tulevikus oli minu teema, millega püüdsin seal inimesi intrigeerida ja vabal ajal, õhtul ja saunas kujunes üsna sisukas ja meeldejääv jutuajamine. Inimesi oli seal kohal umbes 15, palju aspekte, mis ma tõstatasin, seal sai läbi arutatud, aga kõige pikemad, sisukamad jutud kujunesid Priit Kalev Partsiga ja Heino Sakkeusega. Takkajärgi eriti hea mälestus ja tänu nendele ärakuulamisest ja asjalikest teemaarendustest. Ma ei suuda enam meenutada täpselt, mis jutt ja kellega kui kaugele jõudsid. Seepärast püüan praegu esitada kogu teema uuesti ja natuke rohkem süsteemselt, kui seal õhtul välja kukkus. Kõigepealt tahan ma osutada ühele tööle praeguse maailmakorralduse parandamise asjus, mille on valmis saanud ukrainlased vahetult enne praegust suurt sõda. Teiseks, ukrainlased on seadnud paljude uuendust vajavate teemade seas esikohale uue inimese õpetuse ja inimese lähistruktuurid. Edasi, uue inimese õpetuse juurde saab minna ja süveneda vähemalt 3 suht iseseisvat teed mööda. Esiteks, saab startida tuttavatest sobivatest tekstidest, raamatutarkusest. Teiseks, püüda saada aru neuronvõrkude ja kognitivistika ala uurimustulemustest. Ja kolmandaks, jätkata ja arendada teatud praktikat 20. sajandi lõpu organisatsioonilis-tegevuslike mängudega ehk müsteeriumiga sümpoosiumide klastrite alal. 5 punkti saab niiviisi kokku. Miks ma seda ukrainlaste raamatut nii kiidan? See raamat arvestab 21. sajandi inimese parimaid võimalusi ja samas ka ähvardavaid ohtusid. Täielikult kõiki, minu hinnangul muidugi. See raamat on arhitekti kombel tuleviku kontuur. See on ülesanne kõigi eri tasandite ja eri maade inimestele nende eripäraste ja ühiste vajaduste lahendamiseks. See ukrainlaste töö on kõigi maade ja rahvaste huve siduv ja kirjeldav, mitte mingi tavaline kolkapatriotism. Siin on koos filosoofia, arhitektuur, inimese õpetus, loodusõpetus, poeesia, tuleviku optimismi otsiv koostöö kutse. See ukrainlaste tekst on venekeelne. Sõjaolukorras kannab niimoodi kainestavat julgust, sõnumit kõigile vaenupooltele. Vene keel tundub siin haruldaselt hea, tuleviku kujundeid äratav. Teistesse keeltesse panijalt nõuab see tekst küpsust nii elu kui keelte tundmises. Autoreid on raamatul kokku 12 ja minu arusaamisel on põhitegijad olnud 4 teadlast ja õppejõudu. Ma nimetan eraldi ära ka geograafi ja kirjaniku
Aleksander Levintovi. Temaga on mul isiklik suhtlemine olnud. Ta on Eestis käinud. Eelmine oluline samm on olnud 2011. aastal, siis nad asutasid Tulevikuinstituudi või Tulevikufondi ja pidevalt kuni viimase ajani, ka sõja ajal, on nad esinenud Ukraina kaabelvisiooni kanalis Ukrlife TV. See on YouTube'i arhiivis olemas. Nende inimeste tegevuse järjepidevus on oma 30 aastat ja inimesi kokku on ka 2-30 ning suundi ja pöördeid on olnud mitmeid. Ma julgen arvata põgusa uurimise põhjal, et esialgu oli teemaks tulevikuvisioonide esitamine Ukraina raada tarvis. Seejärel tõusis esikohale Ukraina riigi arengu lähendamine euroopalikele põhimõtetele. Siis oli kriitikavaas, kuna riik kippus arengus ülemäära lähtuma minevikust ja vähe tulevikust. Ja mindi siis eraldi riigistruktuuridest ning sellise tuleviku mõtestamise viljana ongi nüüd see raamat ja viimased 1,5 aastat sõja ajal need inimesed jätkavad ka Ukr TV saadetes esinemist ja nüüd selle sõja mitmeplaanilises ja osalt varjatud olukorras on isegi raske arvata kõike, mis seal toimub. Aga vähemalt see raamat, minu hinnangul, kordan, see teenib kõigi maade rahvaid, kõigi maade inimesi. Selle 240 leheküljelise raamatu sisu lühikeseks visandamiseks loen mõned laused. Lehekülg 9 on nii, et eelmiste olukordade alusel kujunenud kontseptide järgi loodud linnad, ühiskonnad, riigid, korporatsioonid, ühiskonnad, külad, grupid on aegunud, kujunenud absurdiks. Lehekülg 14. Peamine väljakutse pole sugugi kliima soojenemises, mis muidugi on ka väga aktuaalne, vaid väljakutse mõtlemise vormide ja sisu muutmiseks. Hädavajaduses mõelda palju, mitmesugust ja isesugust, nii, et sellega ei taanduks kogu keerukus ja mitmesugusus üheks ainuõigeks maailmaehituse mudeliks. Samas lehekülg 14 veel. Mõtlemisvormide olemiste ja kultuuride mitmekülgsus ja paljusus, nagu bioloogiline elurikkuski, on inimsoo püsimajäämise tingimuse ning arengu allikas. Eestist vaadatuna kõlab ukrainlaste raamatu sisu kokku president Ilvese 2014. aastal Pärnus peetud kõnega. See, mis tõi meid siia, ei vii enam edasi. Ilves kasutas kõnes ja selle pealkirjas teekujundit. Ukrainlastel on sama teema jaoks loodud terve arhitektuur üldplaanide ja ideedega ning hulgaliselt ülesandeid erinevate süsteemide, tööjooniste ja perspektiivide tarvis. Aga juulikuus ilmus Akadeemias üks Priit Kalev Partsi tõlgitud soomlase Tere Vaadeni kirjatükk, mis toetab ka ukrainlaste vaadet tulevikule. Kõige otsesema kooskõla leidsin ma viimases lõigus. Üleüldse pole ainuski üksik fakt, üksik teadmine ega üksik oskus õige üksus. Pigem on asi selles, kuidas luua uusi tervikuid viisil,
mis juhataksid kõrvale äärmusliku tehnoloogia ja riigiusuni viiva moderniseerimisarengu teelt. Niiviisi. Ma püüdsin siin väga põgusalt esitada ja tegelikult ainult viitasin ühele läbikaalutud ja väega laetud vaatele inimsoo tuleviku kohta, mis internetis vabalt saadaval ja mida tulevikumõtlejatel inimestel tasuks uurida. Seda teksti tuntakse maailmas seni vähe ja selle Eesti kultuuriruumi toomise tee kohta mul mingid ideed tegelikult pole ja tegelikult oli mu senine jutt ainult sissejuhatus ühele teemale, mis tuleviku arhitektuuri projektis moodustab ainult ühe alasüsteemi kõigi paljude seas. Aga just seda alateemat ja samas väga kaalukat teemat võib pidada selleks koeraks, millest ülesaamisel kõik muud teemad kokku osutuvad lihtsalt koera sabaks ja tulevik avaneb lahedasti. Mul on hea meel, et inimolluse kõiki erineva mastaabiga süsteeme käsitledes rõhutavad ukrainlased, sest raamatus korduvalt inimese lähema ümbruse mikrogruppide ja ütleme inimese mõõtusüsteemide teemat. Näiteks üks projekti arvatavaid juhte Vladimir Nikitin kirjutab: ümberkorraldusi tuleb alustada väikestes gruppides, nende endi loomises ja seejärel neisse järjest arvukamalt kaasategijaid sidudes, arendades uurimusi ja kontsepte uue inimolluse arhitektuuri mõtestatud levitamiseks. Inimeste kultuur on arenenud nii, et maailma lihtsamad asjad või jupid, mis käele ja meeltele kätte saadavad, avanesid enne ja keerulised või võimendeid nõudvad teemad jäid hilisemaks. Teisisõnu, katse-eksituse lubatähega meemid küpsesid varem ja tõenduspõhiste teaduslike meemide laviin lahvatas alles viimastel sajanditel ja kõige keerulisem teema, ajuehituse ning neuronvõrkude töö äraseletamine toob alles nüüd, 21. sajandil uue ratsionaalse selguse inimeseõpetusse. Ukrainlaste nimetatud väikesed või mikrogrupid on seesama, mis tere vaadeni otsitavad tehnoloogiatest rikkumatud grupid. Tehnoloogia hakkas inimeste mentaalset elu lihtsustama ja deformeerima koos kirjatehnoloogia tulekuga. Targad vaimustusid kirja pakutavast võidust aegruumi ja inimmasside üle ja suurtest tiraažidest ja jätsid väiksed grupid tähelepanuta või arendamata. Täpsemalt öeldes, targad suunasid väikesed grupid suurte gruppide mustrisse. Meie ajal küla- või pereinimesed ajavad oma asju Facebookis. On see nüüd halb või hea? Selle sissejuhatuse lõpetuseks. Meie aja inimolluse koosseisus on palju süsteeme, aga sassi läinud pildi lahtikammimise võti on väikestes inimese mõõtu kooslustes. Vana tarkus on, et mäkke viib palju radasid. Mina söandan kirjeldada esialgu 3. Haritud inimestele võib mugavalt sobida rida kirjakohti, mis uuemate ja varasemate autorite koostatud.
21. sajandi inimeseõpetuse sissejuhatuseks võiks sobida Platoni Vaidros, selle jätkuna Derrida Varmatsia, Zeldini vestluskunst. Teiseks võib võtta härjal Sarvist, kognitivistika ja neuroteaduste kaudu minna otse ratsionaalse inimese seletuseni. Sellest tuleb palju üllatavat ja hirmutavat ja tüli. Õnneks soliidsed inimesed teavad, et kuningas ei ole alasti ja leiavad uuest inimeseõpetusest endale ka tuttavaid mõttekäike ja saavad rahumeeli jätkata oma nekroloogi ilusaks elamist. Ja noort süütust ei pruugi rahuldada mõned seigad, et kui palju on kuningal jäsemeid ja kui suur on ta pea ja äkki mõned süsteemid veel, aga küll noored jõuavad. Minust targemad hoiavad siinkohal pool suud kinni. 3. tee on hea sellepärast, et puudutab praktilist kogemust 80. ja 90. aastate kommunikatsiooni maagilist praktikat. Sellega olen ma ise kõige rohkem kokku puutunud. Olen juhuslikult üks vähestest Eestis, kellel asjast aimu. Võt sellised 3 aspekti, mis igaüks väärib tervet instituuti